Sten Musok täna esikohamängus Tartu Ülikool võitis Kalevit, et mille arvele sa võid kirjutada? Meil on alati Kaleviga selles mõttes 50-50 mäng, et lõppkokkuvõttes läheb ikka selle peale välja, kellel parem päev on. Täna meil vedas lihtsalt lõpus ja neil nii palju ei vedanud ja selle taha jäigi. Gert Kullamäe ütles, et te mängisite täna esimesel poolel väga halbu korvpalli ja teisel poolel juba paremat. Et miks see täna oli nii, et olid kaks täiesti erinevat poolaega Tartu poolt? Eks meil oli selles mõttes selle taha ei saa küll pugeda, aga ega meil neid häid mänge nüüd viimasel ajal pole olnud viimase 6 aja jooksul. Balti liiga lõppes meil suhteliselt varakult ära, et need Eesti liiga mängud pole päris see, mille pealt Kalevi vastu mängima tulla. Kuidas sa enda isikliku panusega rahule jääd, et tundusid täna, olid üleplatsi mees ja küllaltki enesekindel, võtsid lõpus sinna rasked visked enda peale? No, tore, et seekord nii läks, et mis ma muud öelda oskan. Loodame, et läheb samamoodi edasi. Kumba pigem poolfinaali vastaseks soovite, kas TTÜ-d või Raplat? Meil pole selles mõttes vahet, kellega mängime, et me peame nagunii iga vastase jaoks 100% valmis olla, et need võita, et meid on üllatatud küll see aasta piisavalt, et me selle orki ei tohi minna. Kuidas pigem, et kas esikoht oli pigem sellepärast rohkem tähtis, et finaalis omada koduväljaku eelist, millest on räägitud, et tavaliselt sellel väga suurt rolli pole olnud või et just, et vältida Tarvast? Ei, pigem ikka, kui seda vaadata, siis ikka see koduväljaku eelis on tähtsam, et see Tarvase vältimine polnud nii üldse prioriteet number 1. Aitäh, edu!